Tere õhtust ja palju õnne kõikidele Rae valla 155. aastapäeva puhul. Mina olen Annika Räim ja olen Kindluse kooli ehk selle maja koolijuht. Ja mul on väga hea meel, et minuga koos on Kindluse kooli aulas päris mitmed inimesed. Miks ma seda ütlen, on see, et see ei ole olnud viimastel kuudel ja aastatel väga tavaline, et me saame olulistel hetkedel olla ühes ruumis. Aga kui me arvestame iseenda ja teistega ja teeme kokkuleppeid, siis on väga tore, et see on võimalik. Ja tervitan ka kõiki teid, kes te osalete tänasel õhtul läbi video vahenduse. Ma loodan, et ei tee seda üksi, et teiega koos on teie lähedased, naabrid, võib-olla terved külad. Ja eks see vorm ongi saanud üsna tavapäraseks, et mõned on koos ja mõned on ekraani vahendusel, et see on ka kooli viimaste kuude argipäev pidevalt olnud. Mul on väga hea meel, et me oleme täna Kindluse koolis, seda väga mitmel põhjusel. Üks põhjus on see, et novembrikuuga justkui saab kool 15 kuu vanuseks, kui arvestada selliseks esimeseks päevaks eelmise aasta 1. septembrit. Et selline just vastselt käima õppinud väikelaps. Ja see veel iseloomustab eriti seda väikelast, et ta ei olegi saanud üldse kogeda sellist päris normaalset elu. Aga see ilmselt teebki tugevaks. Ja samas jällegi, vaatamata sellele väga noorele eale, on meie koolis toimunud mitmed olulised sündmused Rae valla jaoks. Sellel aastal näiteks kogu Kindluse keskuse avamine. Juulis võttis Rae vallavanem siin hommikukohvil vastu külalisi. 1. oktoobril toimus meie koolimajas esimene Harju omavalitsuspäev. Ja täna siis oleme me siin, et tähistada Rae vallale nii olulist tähtpäeva. Ja miks see veel oluline on see, et ka selle tänase sündmuse toimumine ei olnud ju mõned kuud tagasi üldse kindel. Et rõõmustame koos, et see siin täna niimoodi toimuda saab. Ja nii on justkui teile tere tulemast siit koolimajast öeldud ja rõõmuga juhatan siis sisse selle tänase õhtu järgmise etapi, loodetavasti ühe paljudest meeldivatest. Meile esitletakse kohe spetsiaalselt Rae valla 155. aastapäevaks valminud filmi. Head filmi nautimist ja ilusat õhtut teile. Aitäh! Lõppprooved väga hea teile. Ordine. Kuule, no? aga ma ei unustanud. Palju õnne sulle. Aitäh, see on hea. Kasvu võiks ikkagi olla, aga siis niimoodi, et on piisavalt ruumi kõikide jaoks, ka heade mõtete jaoks. Et nad jääks sellest, kes nad on ja ikka sammuks kõrgemale, kaugemale ja ikka tunneks seda rõõmu, et tuleks rahvastika rohkem, noori rohkem ja et kõik see töökus, mis on tehtud praegu, et see ei astuks sammu tagasi, vaid ikka edasi. Nii, istu maha, ma... Ei võta mingi vaas, küll sa neid on. Aastal 2021 tähistab Rae vald oma 155. sünnipäeva. Rae vald läheb kohale oma inimeste juurde, küladesse ja alevikesse, et kõik vallaelanikud sünnipäevast osa saaks. See mälestuspink siin, mida me täna avasime, on pühendatud Jüri muusikaseltsile, mis samuti tänavu tähistas oma 155. aastat. Palju õnne Rae vald, palju õnne Jüri muusikaselts. Tihhu Linda. Linda?
Pihulinda. Pihulinda ka lehtis. Kes see on? See on Pihulinda, sa Pihulindat ei tea siis. Sai sellel aastal presidendi käest selle märgi, selle viienda märgi sai tea. Nii, avame tordi. Nii, võtme aita. Nii. Nuga, tart, 2 meest, pooleks. Üks tükk mulle. Üks tükk mulle. Nii, võta taldrik, ma tõmban noa puhtaks. Ja läheb lahti. Vallavanema hommikukohv. Sel aastal toimub see Rae vallas 11. korda. Tavaliselt toimub ta vallamaja juures. Esimest korda on ta väljapool vallamaja ja põhjus on see, et valmis uus Kindluse kool. Kindluse kool on väga mitmes mõttes eriline kool. Näiteks on meil valikained alates 1. klassist. Meie õpilastega töötavad mentorid ehk meie ei räägi klassijuhatajatest, vaid räägime mentoritest. Meie õpetajad on selleks saanud ka tuge, vastavat treeningut ja tulevikus mitte ainult meie ruumilised uksed, aga ka meie siis mõttemaailma uksed on kogukonnale avatud, et siin saab luua koos projekte, miks mitte koolituste sarju, miks mitte lihtsalt kokkusaamisi, kasutades meie ruume, aga kasutades ka seda meeskonnatööd, mis siis sünergias võiks sündida. Sellel hommikukohvil inimesed tulevadki kohale, nad saavad kõike küsida, mis neid huvitab, mis neid puudutab. Selle aasta külast külla siis me saame kõigile inimestele näidata, milliseid ilusaid asju me oleme ehitanud vahepeal. Ja kuna Rae vald ehitab iga aasta midagi uut, siis on lootust, et iga aasta uues kohas vallavanem saab inimestega kohtuda, kohvi juua ja maailma asja arutada. Ja hallo, just sina, just, väga hea, just. Oota, las räägin mina. Kuule, kas sa ekskursioone teed ikka veel seal? 64. aastal, 63. aastal oli minu tädipoeg siin kooliõpetaja ja mina aitasin talle maja ehitada ja siis ma käisin esimest korda siin pargis. Ja kui ma seda unes nägin, 20. oktoober 88 kell 5 särkesin üles, ma enam magama jäänud, ma ütlesin naisele, nii otsime selle koha üles. Ja sellest algas see kõik. Teed väga hea. Siis on niisugune asi. Tead, mul on sünnipäev ja tead, tule täna pidusse ikka ka. Just, muidugi, kui sind ei ole, siis ei ole õiget pidu. Nii et näeme õhtul, tule pidusse. Ja, tšau! Liina. Tere, Liinakene! Oi, aitäh. Ja õnnele poja läheb ja... No kuidas teil seal Jüri koolist ka nüüd siis... Mida? Tõsi ka? Uut kooli ehitatakse? No küll peab ikka palju lapsi olema. Suurem eesmärk on see, et õppimine põhikoolis muutuks võib-olla sellisest teoreetilisest aineõpetusest seotumaks, elulähedasemaks ja mõtestatumaks läbi selle, et õppijal oleks võib-olla rohkem võimalusi ise valida ja ise vastutada. Ja seetõttu nende teadlikkus ja tahe õppida muutuks suuremaks. Ka mujal Eestis on riigigümnaasiumid näidanud seda, et tegemist on kvaliteetsete koolidega hariduse omandamiseks ja me väga usume, et siia Rae valda tuleb üks hea ja kvaliteetset haridust pakkuv riigigümnaasium. Mina isiklikult ootan, et see on sama kodune kui ka meie praegune gümnaasium ja et see oleks meile kui õpilastele mugav. Ma loodan, et aasta alguses kohe tuleksid spordivõistlused midagi sellist, et siduda õpilasi, kes tulevad erinevatest kohtadest. Uuele koolile ma soovin edu ja et neil läheks hästi. Väga vahva.
No, loodan, et sa saad ka sinna direktoriks. Jaa, aga kuule, õhtul pidusse tuleb. Väga hea, seal näeme. Jaa, aitäh veel kord, jaa. Helistame, tšau. Niina. Tom! Noh, Tom, tere Tom! Noh, jaa, aitäh. Jaa, väga hea. No kuidas sul nüüd on see lõuaga? Sa olid karvane nagu Jeesus. Oled abemi puht ära jäänud? Aha, jah, muidugi. Kuule, ma kuulsin, et teil selle kultuurimajal oli ka sünnipäev. 20 aastat, ega see ei ole vähe. Ma tean ise omast käed. Palju õnne. Praegu juba ilmselt esinevad klunkeril need lapsed ja noored, kelle vanemad siin laulsid ja tantsisid. Ja ma arvan, et Rae vald, mis on kogu aeg kasvav, arenev, et selle inimese identiteet, kes siin kohalikus omavalitsuses elab, ongi klunker. Et sa saad Rae valla elanikuks alles siis, kui sa oled sellel klunkeril nagu osalenud. Muide, õhtul peal näeme. Ma tean, sa oled alati seal, kus pidu käib. Ja, aitäh veel kord. Ja, tšau. Helistavad kogu aeg. Tulevad ikka paljusid õnnesoovi. Jaa, peab olema populaarne inimene. Kuule, oled sa kuulnud või? Nii, mida? Ige ehitatakse minu maja taha. Mis asi? No Ige, see suur pood, Ka oled kuulnud ka, mis seal müüdakse? Mis asi on Ige? Mis see pood? Jälle üks pood? Seal müüdakse sul laudu, riideid, mis iganes, mis sa tahad seal. Mul on hea laud olemas, mis ma ostan tast enam? Viib taaskasutusse ja ostad uue endale. Kõik kohad nad ehitavad täis, ei ole kuskil seent saada, ei ole marjakest saada. Rebased jooksevad linnas Jüris, siis meil Patikal murdis karu sinna mesitarusse, kits jättis oma talle. Ei ole loomakesel mitte kuhugile minna, kuhu me niimoodi jõuame. Aga mõtle positiivselt. Mõtle palju inimesed saavad tööd ja mõtle palju raha tuleb vallale ka veel sisse. Vald saab aina rikkamaks. Mõtle, võib-olla minu ja sinu vahel ehitatakse isegi kergliiklustee. Jube lahedad ratastooliga. Igeasse. Kuule mees, sul nupp ikka nokib küll. Nokib? Mis nupp? Mis nupp? See nupp nokib. Igea terviseks. Või siis valla terviseks. Rae vald otsis väga pikalt õiget kohta, kuhu Igea saaks oma pesa punuda. Ja Kurna küla kogukond on selles suhtes ülimalt õnnelik, et see pesa punutakse just täpselt siia sellesse kohta. See on parim logistiline koht, mis üleüldse Tallinna ringtee ääres olla saab. See on aegade suurim arendus, mis üleüldse Kurna külas on. Kurna küla põhjapoolne külg saab täiesti uue hingamise. Me saame nähtavasti täiesti uue taristu. See tähendab uued kergliiklusteed. Me saame läbi Igea bussiliikluse, mis tuleb veel tasuta, et kindlasti on oluliselt rohkem asju, kui me oskasime ette näha, mida see arendus endaga kaasa toob. Nii. Tere, kallis pererahvas. Mis sind siia tõi? Kuule, hakkasin sinna golfitee silla juurde minema. Telefon sai tühjaks, ma ei oskagi minna. Tulin nõu küsima, et äkki pererahvas oskab juhatada meid. Petsot tead? Seal, kus kombain põles, sealt keerad paremale. Sealt lähed edasi, on Kruusiaugu, siis jõuad, keerad ninaga Kautjala mõisa poole
ja sealt paned otsa edasi, seal kus Peeter koeraga jalutas ja siis keerad paremale Kuretalust mööda ja lõpuks jõuadki sinna silla juurde välja. Oot, mis asja? Koera jalutab. Mis sa seletad, näed? Siim. No näe, tipp-topp. Vaata, mis poiss räägib. Kuule, ole mees, sain kuradi. Kuule, õhtul on sünnipäev. Sünnipäeval näeme. Õhtul näeme. Tavai. Teeme nii. Aga vaata, et sa nüüd mööda ei põruta. Proovi ikka pihta saada. Tavai. Joo, õhtul näeme. Miks on Rae vallas hea elada, et kõik kohad on rattasõidu kaugusel ja samas terviserajad ja välijõusaalid ja kõik sellised asjad, et liikumine on popp ja kes väljas ei taha, pallisaalid ja jõusaalid ja 2 ujulat Järvekülas ja Jüris. Rae vallas on selleks kõik võimalused olemas. Kuule, noh, ma näitan sulle meie küla, Jumala äge koht, See on igasuguseid inimesi, palju rahvast, noori nagu mina ja ägedaid vanureid nagu sina. Meie juures on võimalik nii eakatel kui erivajadustega inimestel käia päevakeskuses, kus toimuvad igal päeval erinevad tegevused. Meie juurde saab tulla igal tööpäeval päevakeskusesse eakaaslastega suhtlema ja aktiivselt tegutsema. Meil on loodud päevakeskuses ka võimalused omaette tegutsemiseks ja puhkamiseks. Nad on muhedad ja naljakad ka. Okei. Aga tea, mille peale me oleme mõelnud? Hakkaks võib-olla külavanemaks. Vaata minna. No mis vaata sinna? Ma olen ikka. Minust ikka saaks üks. Sinna läheb veel 20 aastat aega, kui sest külavanem võiks saada. No, aga sa hakkad mind siis koolitama? Aga miks mitte? Hea mõte. See küla liikumine püsib ikkagi suuresti nendel kauem elanud inimestel, aga on viimasel ajal tunda olnud ka juba uute inimeste huvi. Elama peab tulema sinna, kus sa tunned, et on sinu koht ja sa tunned ennast hästi. Kui sul tekib see tunne, äratundmine, siis oled teretulnud. Kui vaadata ümberkaudu siin ümber ringi, kui palju inimesi koha peal, siis ma arvan, et see räägib ise enda eest, et tuua kokku kõik Rae valla 32 aleviku ja küla kokku ja näha seda massi, siis ma arvan, et see üritus ei vajagi rohkem selgitamist. Poiss, millal sa viimati kirikus käisid, No viimati ma käisin 5 aastat tagasi. Poistekooriga käisime laulmas siis talveajal. Aga sina? Tanel tegi mulle ümber kiriku ekskursiooni. Mis Tanel? Ots! Tanel Ots, mitte Georg Ots, Tanel Ots. Jüri kirik on vana keskaegne kirikukoht. Ja siin Harjumaal oli üsna üldine kõigi meie naabrite juures, et 19. sajandi lõpus jäid kirikud väikeseks. Olid võib-olla ka natuke liiga vanaaegsed, need lammutati maha, Jüri kirik samamoodi. Ja ehitati uus 1885, nii et on just saanud 135 aastaseks. Kirik ei pea olema selline koht, kus meil tuleb klimp kurku, kui me sisse astume ja meil on kuidagi teistmoodi reeglid. Et pigem peab olema, ma julgen öelda, kirik ka laulu sisse pandud anekdootides, ilusates lugudes ja kurbades lugudes. See peab olema inimese loomulik elu osa. Et inimesed vajavad seda teadmist, et kui minu perel on see sündmus, siis on see koht olemas ja uks on avatud ja tuli põleb, et mul on võimalik tulla. Ja sinna vahepeale jäävad kõik need suured jumalateenistused ja kaunid kontserdid, kus
Rae valla suurust arvestades me tunneme sageli, et see kirik on liiga väikeseks projekteeritud. Kuule, aga kas sa tead, mis sinna lähedal on ehitatud? Kiriku lähedal. Kõik nad ehitavad täis, terve selle Jüri nad ehitavad täis, Rae valla ehitavad täis. Siia tuleb ladu, siia tuleb tehas, siia tuleb parkimisplats. Mis see lihtne inimene sellest saab? Mis saab, aga Pildiküla tead? No muidugi tean, Pentsukas on seal oleneks, ma tean. Sinna ehitati külaplats. Väga hea. Aga tead, kelle poolt? Ei tea. Suur firma, torufirma. Nii? Ehitas sinna külaplatsi. Ei tegele platside ehitamisega? Ei tegele üldsegi, torufirma. See on lahe värk, äkki näitad mulle? Näitan sulle. Ma ei usu. Kas sul on see sees? No siin on kõike näitab. Mis asi see sul üldse on? No see on tablet, see näitab kõike tänapäeval sulle. Rae YouTube. Ja. Väga hea, näitab. Meie visiooniks on siis erinevate huvigruppide elukvaliteedi parandamine. Ma arvan, hea näide, kuidas me oleme seda teinud just siin, ongi see, et ülemöödunud aastal siis koos kohaliku külaga, Pildikülaga rajasime külaplatsi. Ehk kõik ettevõtte töötajad läksid appi külale ja koos siis istutasime puid ja tegime nii-öelda eeltööd selleks, et üks tore külaplats saaks kunagi siia Pildikülla loodud. Ehitavad siin firmasid ja koole ja pood ja näeme siia, näita mulle, kas midagi põllumajandusest ka siin on. Ma tahan kanadele kotid erigi saada, kuskil on siin midagi põllumajandusest, sul kõike siin on. Näiteks, see on tuttav mees. Kui me räägime Rae vallast, siis kõigile meenuvad kohe sellised suured, uhked, laiuvad logistikahooned, uued ägedad kortermajad, kaasaegsed nägusad elamud, uued koolid, uued lasteaiad, pargid, kergliiklusteed ja kõigile tundub, et see ongi selline linnaline keskkond ja et sellist maalähedast põllumajandust meil justkui ei oleks. Tegelikult see ei ole nii. Ka Rae vallas on väärtuslikud põllumaad ja me oleme oma üldplaneeringus tellinud uuringu, kus me oleme need põllumaad kenasti üles kaardistanud ja võtnud siis üldplaneeringuga kaitse all. Ja oleme siis sellega andnud põllumeestele kindluse, et neil tasub tehnikasse investeerida ja ka Rae vallas hoopis põldu pidada. No kuule, nüüd on söödud, kullega sa vist rohkem ma ei taha, et ausalt. Koristame natuke, ma tahaksin sulle mussi mängida. Võiks küll muusikat. Mängin sulle mussi, ma viin need kööki ära ja tõsta sa see lill siia poole. Nii, mul on väga moodne riistapuu siin muide. Näed. Välismaa oma. Aiva. Ossa. Mees. Aiva. Soomest ostsin, kui ma käisin 92. aastal Soomes. Nii, kohe vajutan, näed. Kes se laulab köögis, kuulake. Kes se laulab köögis, veel üks kord. Kes se laulab köögis, sinni-vinni plats. Ju ei, kas on see seep või karu. Kes se laulab köögis, ai või truvi. Kes se laulab köögis, tui või avi. Kes se laulab köögis, sinni-vinni plats. Ju ei, Kuule, papa, mul on homme matemaatikas kontrolltöö. Saaksid mind aidata? Mina vana matemaatikuna aitan sind kindlasti. Ega ma mõni muusik ei ole. Ma olen matemaatik. Nii. Rae vald on väga kiiresti kasvav vald
ja me teeme väga palju koostööd noortega ja mõtleme väga palju tuleviku peale. Et vald kasvab nii kiiresti, et me ei jõua nagu ise oma kolleegidega sama tempot hoida ja tegelikult me südames soovime teha vähemalt 10 korda nii palju, kui me jõuame. Kuna me peame enamus asju siin kohalike omavalitsuste seas ise eest vedama, siis juhin palju innovatiivseid projekte. Enamus projekte teeme me siis Eestis esimest korda. Unistuste vallamaja võiks olla eelkõige siis hästi valge, valgusküllane ja ma unistan ühest taimeseinast enda selja taga, mis näeks siis selline väga stiilne välja. Vald on Eestimaa kõige noorem vald oma 32 keskmise eluaastaga. Mulle meeldib see, et väljapoole meie valda nähakse, et me teeme toredaid ja vahvaid asju ja kui ükskõik millisest Eestimaa otsast mõni omavalitsusjuht või ükskõik kelline tegelane küsib, et kuidas te seda tegite või kuidas selle majaga see oli või kuidas te seda korraldasite, siis see on nagu palgapäev. Mulle tundub, et siis on hästi tehtud, kui keegi märkab seda ja küsib su käest. Kuule, papa, see oli väga hea ülesanne. Saaksid sa mulle võib-olla veel ühe anda? Pole probleemi. Minu võluraamat sisaldab väga häid ülesandeid, nagu näiteks vaatame siis. Ei, see pole see. See on liiga kerge. Nii, pane kirja. Mina, papa Rae, saan täna 59-aastaseks. Rae vald saab 155-aastaseks. Sinu kool Jüri gümnaasium saab 40-seks. Sina, poja, saad ju 17-aastaseks. Nüüd aruta meie kõikide vanuse vahe ja vanuste summa. Seda ma nimetan põlvkondade lugu. Ja mina olen Rae vallas aastast 1983. Mul on 2 last ja mõlemad lapsed on õppinud ja lõpetanud Jüri gümnaasiumi ja hetkel õpib Jüri gümnaasiumis mul 3 lapselast. Ma loodan ja usun, et Jüri ja terve Rae vald säilitab oma sellise turvalisuse ja kogukonna kesksuse kindlasti. Mulle meeldib vanemaga ja mu imega olla koos siin koolis, sest siin ma tunnen ennast rohkem kindlana, et siis, kui midagi juhtub, siis ma saan kohe minna nende juurde. Kuule tead, mul on üks lugu veel sulle tead. No. Ta kordne ükskord, et mammaga tead. Vaata, mis kell on, mis mamma. Mine ruttu, pane auto sooja, ma pean pidusse minema, mul on veel lips triikimata. Kanadele ma teada anda, panen puhta pintsaku, sina mine pane ma siis pane. Mine pane auto sooja ja auto juures kohtame. No, tšau! Ai. Tere! Nii, kohe vajutad, näed. Suut hea muss. Mis oli Saaremaal pealil vahepeal? No, kuidas ei tule? Oskad midagi välja ka tuua, mis sulle eriti meeldis? Võid öelda, et mulle meeldis vot just see asi. Mulle meeldis vot see asi. Häid sõnumeid. Vabandust. Ei ole kui. Ehitavad siin igasuguseid, ma ei tea, mõjud, et tuled, tead, eks ju, tule koolimajja, peole, tule peole, tead, koolimajja. Vanasti olid koolimajad nagu väiksed linnupesad, aga nüüd on nagu kindlused, tead. Tule kooli. Oi, tervist.
Tervist. Väga meeldiv. Siin need ilusad inimesed kõik kohal. Rae Vald, palju õnne. Madis, voi, tere. Tere, said aega tulla. Väga hea. Tervist. Väga hea tervist. Minu külamees on ka siin kuskil, maskid peas. Oi, külavanem on siin, tere. Oi, Indrek, kalale lähme, jah? Lähme kalale. Priit. Tervist. Oma külamees. Sild on korras, jah? Saad golfi käia mängimas, eks? Hea silla tegid, jah? No igal juhul tahan teile öelda, head sõbrad, et mul on ülimalt uhke siin teie ees olla. Palju õnne Rae vallale 155, ega see ei ole mingi naljaasi. See on üks uhke pidu, küll me sellise kehval ajal selle ikkagi ära peame kuidagi ja tore on teid siin näha. Tore on ka, et meid kantakse üle televisioonist, lehvitan sinna, tervist. Ja ega siis midagi. Alustame siis selle pidustusega pihta ja ega igal vallal on ju oma vallavanem ja abivallavanem, aga väga tähtis organ on vallavolikogu. Ma kutsun siia kõne jaoks lava peale Tõnis Kõiv, ole hea, tule siia ja räägi, mis sul öelda on. Aplaus. See mikrofon on sinu jaoks. Lugupeetud Rae valla inimesed, austatud aukodanikud, daamid ja härrad. Palju õnne Rae valla 155. aastapäeval. Juba teist päeva, juba teist aastat. Me tähistame seda valla aastapäeva niimoodi, et kaasa saab elada ka kodunt, eks ekraani tagant. Ja ma tõesti loodan, et ekraani tagant kaasa elajaid, pidutsejaid on rohkem kui ühtegi meie saali üldse mahuks. Ja niimoodi jõuamegi üha rohkemate inimesteni. Sest me elame uues COVID-19 reaalsuses ja kui me isegi veel aasta tagasi mõtlesime ja lootsime, et äkki see on ikkagi ajutine viirus ja läheb ära, siis ega me nüüd enam ei unista, et ta läheb ära. Nüüd teab suurem osa meist, et viiruse vastu aitab siiski ainult vaktsineerimine. Et kui me paneme oma õla alla, siis me saame elada oma igapäevast elu ja pidada ka pidusid. Muidugi on hulk inimesi, kes väike hulk õnneks, kes arvavad, et alternatiivne maailm on teistsugune ja seal ei ole vaktsiini ega ka üldse midagi taolist. Vabas ühiskonnas on see ka võimalik. Las nad usuvad. Kuna ka tervishoiu rahastamine on meil solidaarne, siis tegelikult jookseb kuskilt piir, kus edasi peab vabadus alternatiivset tõde uskuda, tooma kaasa ka siis selle kohustuse päris raha eest, oma tervishoiu parandamise eest maksta. Sest vabadus ja vastutus käivad käsi käes. Head inimesed, me kõik olemegi esmajoones ju inimesed. Meil on süda sees ja mõistus peas. Ja selles juba pikemat aega kestvas koroonakriisis me saame näidata oma hoolimist teistest, ümbritsevatest inimestest, kogukonnast, oma lähedastest. Ja just seetõttu me kanname avalikus siseruumis maske, hoidume võimalustel kontaktidest, teeme meelsamini virtuaalkohtumisi ja loomulikult vaktsineerime end. Ja me näitame üles oma hoolimist arstidest ja õdedest, sest nemad on eesliinil ja hoolivad meist, hoiavad toimimas meie tervishoiusüsteemi, kuhu meist igaüks võib iga hetk sattuda. Suur tänu ja tunnustus meie tervishoiutöötajatele. Rae vallas on eesliini töötajateks meie lasteasutuste, koolide ja lasteaedade töötajad ja õpetajad. Selleks, et lapsed oleksid hoitud, et nad saaksid õppida, et nad saaksid laduda tugevat vundamenti oma tulevikule, peavad koolid olema lahti. Oleme tänulikud õpetajatele ja koolijuhtidele, kes on kaasa aidanud vaktsineerimisele, korraldavad testimist ning pingutavad koolide lahti hoidmise nimel
koos lastevanematega loomulikult. No ja väikeste tagasilöökide, aga siiski on ju meie õppeasutused avatud. Lapsed saavad koolis käia ja see on kvaliteetse hariduse andmiseks ülioluline. Ja õppekvaliteedis me ju järele ei anna. Niisamuti nagu me ei andnud järele, siis kui koroonakriisist tulenevad valla tulude laekumine ebaselge oli õpetajatele makstavast lisapalgast. Rae vald tänab ja tunnustab oma õpetajaid ning teisi haridusvaldkonna töötajaid. Ja kui rohkem kui 6 aega tagasi toimunud tunnustamisüritus on üks oodatuim haridusvaldkonna sündmus, nii ka sellel aastal. Ja ma arvan, et need 11 kategoorias tunnustuse saanud tublid haridustöötajad on siinkohal nimeliselt väljatoomist väärt, kas või kordusena. Et aasta lasteaiaõpetaja oli Siiri Villido Vaida lasteaiast Pillerpall. Aasta huviharidusõpetaja Marje Tahk Rae huviala koolist. Aasta klassiõpetaja Sandra Augusmees Jüri gümnaasiumist. Aasta põhikooliõpetaja Kaia Seepter Järveküla koolist. Aasta klassijuhataja Terje Papp Jüri gümnaasiumist. Aasta tugispetsialist Tiina Ojapstein Lagedi koolist. Aasta noorsootöötaja Helen Siska Rae noortekeskusest. Aasta õpetaja assistent Kris Oja Võsukese lasteaiast. Aasta haridustegu Külli Tehvanus Aruheina lasteaiast. Aasta gümnaasiumiõpetaja Anneli Kontson Jüri gümnaasiumist ja aasta õppeasutuse juht Luule Niinesalu Peetri lasteaed põhikoolist. Luule Niinesalu sai tunnustatud aastaõpetuse juhiks ka üle-eestilisel aastaõpetajate galal. Rae valla koolides, lasteaedades, teistes asutustes töötavad inimesed on jätkuvalt kiitust ja tunnustust väärt. Nad teevad oma tööd südamega, on laste poolt armastatud, vanemate poolt hoitud ja lugupeetud. Suur tänu ja palju õnne veel kord võitjatele, samuti tänastele ja ka tulevastele nominentidele. Head vallaelanikud, selle nädala teisipäeval 155 aastat tagasi pidas Rae vallavolikogu oma esimese istungi. 155 aastat hiljem toimusid ka volikogu istungid. Värskelt Rae valla valijatelt mandaadi saanud uue 25-liikmelise volikogu istungid. Valimiste järel on jõuvahekorrad volikogus sellised, et Reformierakonnal on 14 kohta, Eesti 200 EKRE Isamaal igaühel 2 ja sotsidel 1. On toimunud märkimisväärne verevahetus, sest pea pooled volikogu liikmed ei ole varem Rae valla volikokku kuulunud. Tänan siinkohal valijaid toetuse eest. Seda suurt toetust arvesse võttes on otsustanud Reformierakonna nimekirjas volikokku valitud, et tuleb võtta täisvastutus ja viia valijatele lubatud programm täies ulatuses ellu. Esimesel 2 volikogul oleme sellega juba otsapidi ka algust teinud. On valitud volikogu juhid, lisaks siis siinkõnelejale aseesimeheks Mart Võrklaev ning vallavanemaks Madis Sarik ja kinnitatud valitsus Tanel Tammela, Pärbel Salumäe ja Anna Õuekallase ka koosseisus. Mulle teeb isiklikult suurt rõõmu, et vallavalitsuses on sama annus värskust, mis volikogus, ehk siis pooled valitsuse liikmed on uued. Ka täiuslik sooline tasakaal vallavalitsus on kiiduväärt, sest annab võimaluse tasakaalustatud otsustusprotsessiks ning aitab kaasa kokkuvõttes paremale kvaliteedile. Soovin jõuda vallavalitsusele, volikogule ning eriti sellele osale volikogust, kus terav ja kriitiline tähelepanu peab vastu vaatama, see tähendab opositsioonile. Sest tugev võim vajab tugevat opositsiooni. Daamid ja härrad, ka Rae valla 155. juubeliaastal on Rae vald jätkanud kasvamast. Numbrid me siin juba just nägime, ma ütlen üle, meil on üle 22 000 elaniku. See tähendab, meil tuleb üha rohkem pingutada selle nimel, et oleksid teenused tagatud, et meil oleks Rae vallas hea elada. Ja seetõttu me muudkui ehitame. Uue aasta esimeses pooles saab valmis Sõnaala lasteaed. Juba plaanime uue kooli ehitamist Raekülla. Jürist tuleb tõeline spordimeka oma mitmeotstarbelise staadionikompleksi ja teiste spordirajatistega. Lagedi saab korrastatud külaplatsi ja pargi, Vaida puhke- ja keskusala. Peetri pargi teise etappi on oodata liu välja,
Eks siis linnaline elukeskkond Peetris ka muudkui areneb. Eks mõned asjad on muidugi tehtud ka peale selle, ma ei hakka neid üle kordama, mis me filmist juba nägime, aga Veskitaguse silda küll mainiks, sest aastaid vaieldud maaomanikega, kes küll alguses soovisid võimatut, aga kellega kannatlikkus läbirääkimistele visadus avalikes huvides positsioonide hoidmisel viisid lõpuks sihile ja tulemus sai maksumaksja jaoks õige ja õiglane kõigile kasutamiseks. Äramärkimist väärib ka Elveso investeeringud soojamajandusse, mis on toonud selle kaasa, et Jüri kaugkütte piirkonnas on sooja hind Narva järel teine, ehk siis altpoolt, eks väga odav. Raevalla inimesed on tublid. Nad on tublid oma igapäevatoimetustes ja tublid ka kogukonna asjades. Et kui eelmise aasta Harjumaa sädeinimene Aivar Aasamäe muudkui sädeleb ja innustab oma sädelusega ka teisi, ja innustas niimoodi, et 2021. aasta, eks selle aasta Harjumaa sädeinimese nominentideks olid meilt Raili Salvet, Linda Pihu ja Kai Lasn. Rõõmu teeb ka see, et kodanikupäeva aumärgi sai Rae valla elanik Margus Vain, järjekorras juba 3. Pärbe Salumäe ja Aivar Aasamäe eelmised. Harjumaa turvalisuse nõukogu poolt tunnistati käesoleva aastal parimaks siseturvalisuse panustavaks organisatsiooniks Uueselu külaselts. Samal lainel oli ka eelmine vallavolikogu koosseis, kes otsustas anda tänukirja Veronika Isbergile, Uueselu küla aktiivsele liikmele, kelle algatusel on Uuesallu toodud naabrivalvel piirkond, taasasutatud naiskodukaitse Rae jaoskond, ja kes on aastaid olnud vabatahtlik instruktor ja mentor. Ehk siis palju õnne, Veronika Isberg. Ootaks, jah, nii. Ainult 2 sõna, ma jagaksin retsepti. Tee seda, mida armastad ja leia need, kellega koos teha ja tee seda oma kodukohas, vallas. Te? Aitäh veel, kui tegelikult oleks veel nii palju rääkida. Te tahaks rääkida nendest toredatest, tublidest inimestest, kes hästi korraldatud Rae valla mängudel alati võistkonna kokku panevad ja välja tulevad. Tahaks rääkida meie kultuuriinimestest, kes hoolimata erinevatest piirangutest, mis väga kiiresti muutuda võivad, ikkagi oma tööd hästi teevad ja meile elamusi pakuvad. Aga Madis peab ju ka kohe kõne. Suur tänu sulle, Rae valla elanik, kes sa oled Rae valla arengule 2021. aastal kaasa löönud. Soovin sulle tugevat tervist ja vastupidavust ja paindlikkust nendes uutes oludes kohalemisest ja siis meil läheb hästi. Palju õnne. Aitäh. Aitäh, Tõnis Kõivi, ja nüüd on siis, kui äkki keegi veel sooviks sõna, Madis, näiteks Madis poiss. Ole hea, tule silla leidsid üles, äkki leiad mikrofoni ka. Nii. Tere kõigile. Mul on suur au teid kõiki tervitada ja õnnitleda Rae valla 115. sünnipäeval. 155. Vabandust. 155 on. Üks teine number on, mis lõpeb 15-ga, millest ma tahtsin rääkida. Vabandust. Mulle kohe meeldib see külast külla jutt. Ei, no me siin kõik kuulame tähelepanelikult ja ma jälgin ka, et sa midagi mingi padaja. Aitäh sulle. Külast külla on käidud aastaid sünnipäeva pidamas. Seekord oleme siis Kindluse koolis. Nagu juures oleval pildilt näha, on see kogukonnakeskus, kultuurikeskus. Ma loodan väga, et kõik meie koolid, kus need võimalused on loodud,
saavad ka rohkem kasutust. Kahjuks on kroonviirus siin natukene pidurdanud. Külast külla käisime me suvest sügiseni. Tegime sporti koos, kuulasime muusikat, tegime muusikat, rääkisime valla asjadest, sõime kringlit, nagu sünnipäevadel ikka tehakse. Viimane külast külla külastus oli Pajupe külas eelmisel kolmapäeval, kus avati Tallinna kesklinnast 15 kilomeetri kaugusel juba teine kaasaegne robotlaut. Et kui Ansa ennem muretses filmis, et kas põllumajandusele ikka ruumi jagub, siis julgen öelda, et jagub küll. Miks ma sellest Pajupe laudast räägin, oli vahva tõdeda, et põllumees koos ehitajaga pühendas oma pingutuse Rae valla 155. sünnipäevale. Sünnipäevad on toredad asjad. Kommivabrik Kalev sai 215 aastaseks. Ta kinkis Rae vallale oma sünnipäeva puhul 215 tamme. Külast külla istutati need tammed. Kõige rohkem tammesid sai kõige säravam Kurnaküla. Aasta jooksul võiks öelda, on sünnipäevategusid rohkemgi olnud. Rae vallale on sel aastal, juubeliaastal osaks saanud au korraldada Harjumaa omavalitsuspäeva. Rae Hopp, vahva nimi. Ja seda kindlasti tänu sellele, et varsti aastakese oleme me teinud koostööd Tallinna Ülikooliga. Tallinna Ülikoolile siinkohal suur tänu. Ülikool on tänavale tulnud ja me loodame kõik, et sellest on Rae valla arengusse edaspidi suur kasu. Sel aastal oli ka Rae valla korraldada maakaitsepäev. Kõikidele nendele üritustele, nagu ka tänasele, on kroonviirus oma jälje jätnud ja need on olnud natukene tagasihoidlikumad ja võib-olla pole saanud olla nii suursugused. Nii nagu Tõnis Kõiv juba ütles, meie sportlased on tublid olnud. Ka neid kõiki saavutusi võib sünnipäevakingiks nimetada. Taaskord Rae vald saavutas Käärikul Eestimaa valdade ja linnade suvemängul esikoha. Õnneks oli film enne ja enamus meie tegemisi ja toimetusi koos veiderdamisega olid filmi peale jäänud. Ma loodan, et selline filmi tegemine ajaloo mõttes jätkub. Kui mul see mikrofon siin juba käes on, siis ma kindlasti soovin kõigile lähenevat advendiaega ja suurt rahu. Jätkuks ja Ansa aitab mind ilmselt ette lugemisega, jätkame me tunnustamist ja tänamist. Olge tublid kõik. Algab siis tunnustamine konkursi Kaunis kodu ja auhindade üleandmine. Eripreemia parima puhkeala loomise eest Uuesalu külaselts.
eripreemia parima külaplatsi loomise eest Kurna külaselts. Eripreemia omanäolise dekoratiivelemendi loomise eest Helena Voltri Bianco ja Gustavo Costacurta Bianco, Uue-Salu küla. Ja sama preemia samasse külla, Uue-Salu külla, eripreemia omanäolise dekoratiivelemendi loomise eest Sigrid ja Raffi, nii, nüüd on see tuttav Eesti nimi, püüan selle ära lugeda, see on selline tüüpiline rae, või ütleme, Jüri Kihelkonna nimi. Hamparstoomian. Sain hakkama. Nüüd läheb lihtsamaks. Nüüd tuleb kodule lähevale. Eripreemia omanäolise, luguderohke ja looduslähedase kodu loomise eest perekond Kikas, Matika küla. Ja kaunis kodu 2021 võitjaks kategoorias individuaalelamud Egle ja Erki Sepa, Uue-Salu küla. Veel kord tugev aplaus kõikidele auhinnasaajatele. Kui minna ajaloos tagasi, siis mul oli ka võimalus üks aasta saada see auhind. Nii tore oli. Küll sa oled tubli, Ansa. Jaa, muidugi. Aga külavanemad, eks ju, nüüd tulevad. Ei tule. Sinu kord, palun. Nüüd on minu kord. Jaa. Sel aastal otsustas Rae vallavalitsus koos tänukirjaga anda välja ka väiksed tänumedalid meie tublidele koolijuhtidele. Me andsime need tänukirjad ja tänumedalid maakaitsepäeval üle. Nüüd on järgmiste kord. Tänukiri võtame Taukari kõrgusele. Mul oli vahepeal, kui te kuulsite kõik, siis mul oli suur au, mind võrreldi Taukariga. Rae vallavalitsuse tänukiri. Kati Post, tänan sind kauaaegse pühendumuse ja hoolega tehtud töö eest Rae vallavalitsuses. Õnnitlen 30. tööaasta juubeli puhul.
vallavalitsuse tänukiri Leidli Sutter. Tänan sind kauaaegse pühendumuse ja hoolega tehtud töö eest Rae vallavalitsuses. Õnnitlen 30. tööaasta juubeli puhul. Rae vallavalitsuse tänukiri Kristi Aru. Tänan sind kauaaegse hooliva ja südamega tehtud töö eest Rae vallavalitsuses. Sinu abi ja tugi on teinud rasked ajad kergemaks. Aitäh, et oled alati olemas. Rae vallavalitsuse tänukiri Ülle Parmas. Tänan sind, et aitad neid, kes seda kõige rohkem vajavad. Sinu professionaalsus, otsekohesus ning vastutulelikkus on paljudele eeskujuks ja inspiratsiooniks. Tervitan Üllet. Ülle vaatab meid kaamera vahendusel. Rae vallavalitsuse tänukiri Epp Puström. Aitäh, oled pannud meie laste silmad särama ning hoolid nende käekäigust kogu südamest. Sinu panus meie laste tulevikku on väga väärtuslik. Tervitan Eppu siinkohal. Rae vallavalitsuse tänukiri Ülle Alliksaar. Aitäh, oled pannud meie laste silmad särama ning hoolid nende käekäigust kogu südamest. Sinu panus meie laste tulevikku on väga väärtuslik. Rae vallavalitsuse tänukiri Margeri Liljenthal. Tänan sind meie laste hoidmise ja armastamise eest. Tunnustan perespordisarja Jüri Lopet ellukutsumise ja korraldamise eest. Tervitan Margerit. Rae vallavalitsuse tänukiri Reet Raudkepp. Tänan sind kauaaegse ja südamega tehtud töö eest Vaida raamatukogus. Tunnustan silmapaisva tegevuse eest kogukonna ühendamisel. Rae vallavalitsuse tänukiri Ülle Siska. Tänan sind pikaaegse südamega tehtud töö eest Jüri raamatukogu juhtimisel.
tänukiri Maria Tiro, tunnustan Rae valla haridusellu südamega panustamise eest. Sinu lai kogemuste ja teadmiste pagas on hindamatu väärtusega. Aitäh, et oled alati olemas. Tervitan Mariat siinkohal. Rae vallavalitsuse tänukiri. Sulev Lääne, tänan meeldiva koostöö eest Harjumaa omavalitsuspäeva korraldamisel. Teie silmapaistev toetus Rae valla teaduspõhisesse arengusse on avanud uusi perspektiivi ja väljakutseid. Aitäh, et astume koos ühte sammu. Rae vallavalitsuse tänukiri. Tanel Ots, tunnustan Jüri Koguduse õpetajana tehtud pikaaegse töö eest. Tänan sind südamega mõtlemise, tarkuse, riigimehelikkuse, hoolivuse ja hingesoojusega tegutsemise eest. Tänukiri. Aivar Aasamäe, tunnustan suure panuse eest Rae valla külade ja Alevike seltsi tegevuse arendamisel. Sinu töö kogukonna eestvedajana on eeskujuks ja innustuseks paljudele teistele, ka mulle. Tänukiri Ahti Kooskorra. Tänan meeldiva koostöö eest Järveküla kooli Kindluse kooli valmimisel. Teie töö arhitektina on rikastanud Rae valla ja kogu Eesti haridusmaastiku erakordsete eriilmeliste õppehoonetega. Rae vallavalitsuse tänukiri. Indrek Kuuemaa, tänan, et oled suure pühendumusega panustanud Rae valla noorte sporditegevuse arengusse. Tänukiri. Jens Vendel, tänan sind pika ja meeldiva koostöö eest abivallavanemana. Aitäh, et oled südamega kaasa aidanud Rae valla elu edendamisse. Tänu sinu silmapaistvatele panustele on vald astunud suure sammu e-teenuste arendamisel. Tänukiri. Priit Põldmäe, tänan sind pika ja meeldiva koostöö eest abivallavanemana. Tänu sinu põnevatele ideedele ja lennukatele lahendustele õnnestus koos mägesid liigutada. Tänukiri. Indrek Raig, tänan sind Rae valla spordielu edendamise, arendamise ning tippu viimise eest. Tunnustan suure panuse eest Rae valla mängude korraldamisel ning Rae valla Eesti sportlikumaks omavalitsuseks viimisel.
mängudel on järgmine ala pokker, mis on 6. jaanuaril. Tulge kõik osalema, aitäh! Indrek kiitis mikrofoni kõrgust ka. Tänukiri. Malle Tiirusson, tänan sind silmapaistva hea koostöö eest Rae valla elu turvalisemaks muutmiseks. Siis kui me taga ennem klaase kokku lõime, siis ta ütles, et õnneks ei tunne teda keegi ära, kui tal vormi seljas ei on. Teenin Eesti rahvast. Tänukiri. Jüri Tervisekeskus. Tänan teid tähelepanuväärse ja erakordse koostöö eest Rae valla elanike tervesse tulevikku panustamisel. Teie töö ja hool on tunnustust ja tänu väärt. Aitäh! Täpselt 4992 süsti me oleme teinud alates 1. veebruarist ja meil on hea meel, me ootame, et detsembri lõpus me saame alustada ka laste vaktsineerimisega vanuses 6–12. Nii et hoiame pöialt, et kõik tulevad ja me saame edukalt seda tööd ära teha. Tunnustamine ja siiski. Jan sa räägid. Ja ma siin vahepeal võtan sõna, et tunnustamine on hea ja tunnustamine on vajalik. Meile kõigile on vaja tunnustamist. Ja ei saa salata pattu, et eks mina meie Eevaga, meie külavanemaga kaevasime Margus Vainu peale, et ta võiks saada aasta kodaniku märgi ja ta saigi. Teeme Margusele ka aplausi. Ta on seda väärt. Ja kui ma vaatasin siin, kuidas need auhinnasaadjad kõik siin lava peal käisid, siis mul oli hea meel, et Madis sa ei ole kõige pikem Rae vallas. On veel pikemaid. Aga nüüd läheme edasi külavanematega. Ja mina loen terve nimekirja ette, teie tulge riburada pidi siia lava peale, kõik, kes oma nime kuulevad ja ärge siit kuhugil ära kaduge, sellepärast, et meil on vaja ka pilti teha. Aaviku külavanem Imre Lepik, Aruvalla külavanem Kaia Talvik. Tulge siia kõik juba lava peale. Järveküla külavanem Kaarel Kais, Kadaka külavanem Aveli Ristmets, Karla külavanem Ülar Verev, Indrek Varik, Kopli külavanem, Lagede Alleviku vanem Pärbel Salumäe, Lehmja külavanem Kairit Tanel Markov, Limu külavanem Ants Loovold on ilmselt merel. On nii, jah? Nii. Pajupea külavanem Herve Vani, Patika Kautjala külavanem Eeva Jaanson, Peetri Aleviku vanem Margus Laula, Pildiküla külavanem Anu Rutov, Rae külavanem Merko Kimsto, Saluküla külavanem Sirli Tiik, Seliküla külavanem Aet Vilgats, Soodevahe külavanem Jaanus Tõnisson, ilmselt kuskil
laada peal. Suuresta külavanem Sirli Poolma, Suursoo külavanem Fredi Lehe, Tuulevälja külavanem Margit Grau, Urvaste külavanem Monika Kaste, Vaidasoo külavanem Asner Kolla, Vaskjala külavanem Regina Märtin, Vene külavanem Ramses Alliksoo, Veskitaguse külavanem Kristin Kõrgessaar, Ülejõe külavanem Aleksander Torjus, Uuesalu külavanem Palmi Lindjärv ja lõpuks Vaida alevikuvanem Raili Salvet. Palun tulge siia kõik. Ja Kurna külavanem Aivar Aasamäe. Seda mul ei olnud nimekirjas. Oli, aga ma mõtlesin, et ta juba on käinud siin paar korda, et aitab talle küll. Ma veel ei ole külavanem. Täna mingil põhjusel vallavanemale pannakse puid alla kõvasti. Sünnipäev ju. Teeme tugeva aplausi veel külavanematele, nemad on meie sool ja elu. Vast külavanemate nimel võtaksin siis väikest sõna, et nagu näete, me oleme võimas vägi ja eriti toredaks tegi tänane film, mis alguses oli. Külavanemate südame ja eriti Kurna külavanemate südame, sest nagu te nägite, Lauri on juba 17-aastaselt valmis saama külavanemaks, nii et meil ei ole probleeme järelkasvuga. Elagu noored!